on selline lugu, enne kui me hakkame matemaatikaga peale. Ennem istuda ei saa, kui sa oled lahendanud ühe peast arvutamistehte õigesti. On aru saada? Korrutamisega? Ei ole korrutamisega. Need on lihtsalt tehted, need on seotud liitmise ja lahutamisega. Mina ütlen sulle tehte, sina leiad siit vastuse ja paned seina peale. Aru saada? Teeme nii. 7 + 4. Kes? 7 + 4. Palun. 11. Tule. 15 miinus 2. Palun, Maarja. 13. Oi, käsi, eks ju? 14 + 0. 14. Väga hea. Aga kus see vastus jäi? 14 ka ei ole. See on 4. Ei, seal on juba 14. 6 ja Laurette ei joonista 14. Laurette? Sa joonistad ka, väga hea. Sobib hästi. Nii, ja võite istuda. Kõigepealt tuletame meelde 2 sõna. Üks on paaris. Paaritud. Mida need sõnad tähendavad? Kes mäletab? Paarituar või paarisel? Jah. Mida? Emilia, palun. Näiteks on 21 last. Kõik 20 lähevad paari. Siis on paar. Aga üks jääb üle, siis tema on paaritud. Tema on paaritud. Nii, näiteks. Palun veel. Kes tahab selgitada? Iris. Paaris on see, mis lähevad üle 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et iga 2 taga on niimoodi, jah. Nii, kas keegi tahab veel öelda? Palun. Paaris on see, kui jagub niimoodi, et sa saad selle pooleks teha. Aga paarit on see, et ei jagu ja siis ei saa selle poolt teha. Sa tõid juba sellise jagumise ja jagamise ka sisse võtsid, jah? On ju vaja. Minut. Ilma jutimata ainult ilmast. 17 ja 4 ja 7 ei ole paaris. 7 ei ole paaris. 7 ei ole paaris. Ja mine kohe. Miks see 6? Ja minul ka. Mis arvu? Kirjuta. Üks oli teist on olemas. Lennart, sul ei ole paaris? Ei ole? Miks 7 ei ole paaris? Sest ta peab üks number üle. Üks jääb üle ja me rääkisime, et paaris arvud lõpevad siis kas 0-ga, Lennart, Emilia, 2-ga, 4-ga, 6-ga ja 8. See on selline väike nipp, mis endale meelde jätta. On nii? Et kui seal on juba 7 lõpus, ma tean, et 7 on maailma ilusaid number, aga ta läheb ikka paaritute juurde. See on nagu perekonna nime. Ei, eesnime. Sa pidid võtma, kas su eesnimes on paarisarv tähti või paaritu arv ja siit valima siis, eks ju, selle kaardi ja panema kas paaritute juurde või paarisarvu. On nii. Nüüd on järgmine küsimus. Pakkuge ja arvake, kas paarisarvud või paaritud arvud on seotud 2-ga korrutamisega. Jah. Kummad? Paaris. Paaris. Too näide. Iga kord. 2 korda 2 on 4. 2 korda 2 on 4. Sobib. Nii, palun, Maarja. 2 korda 6 on 12. 2 korda 6 on 12. 12 lõpeb 2-ga. Täitsa paarisarv olemas. Palun. 2 korda 8 on 16. 2 korda 8 on 16. 2 korda 6. 2 korda 7. Ma pole nõus. 2 korda 7 ei sobi. 2 korda 8. Mina tahaks kirjutada siia 7 korda 2. Sama vastus ikka. Sama vastus. Miks on sama? 7 korda 2 panna on ka. Korrutamise vahet pole, mis pidi sa korrutad. Täpselt, kui me täpselt nagu liitmisel, kui me liitmisel me muutsime liidetavate järjekorda, siis summa ehk vastus jäi samaks. Samamoodi on korrutamisel, me nimetame neid teguriteks. Tegur korrutis. Tegur korrutis jääb vastus ikka samaks. Väga tubli, mis ma siis siia kirjutan? 8 korda 2. 9 korda 2.
ja 10 korda 2. 10 korda 2. Ja näete, me saimegi 2-ga korrutamise maailmameistriteks täpselt. Ja me näeme, kuidas paarisarvud meil jooksevad siin igal pool läbi. On nii. Mitu paari mul siis siin on? Kes ütleb? Kui ma 2-ga korrutan, siis esimene arv näitab mida? 9. 9 paari, eks? Mitu paari siin on? 4 paari või? 2 rühmasid juba. Siis on juba rühmad. Mida sa uut said tänasest ruumist teada? Seda, et see, kui me kogu aeg 2-ga korrutame, siis on paarisarvud kogu aeg vastusteks. Palun, Emilia. Ma sain teada, et korrutamine on nii lihtne. Et korrutamine on nii lihtne. Matemaatika ongi nii lihtne, eks? See ongi nii. Nii, palun, Isabel. Nii, korrutamine on lihtne. Et kui sul on 2 hobust, kellel on 4 jalga, mitu jalga neil 2 peale kokku on siis? 8. Ei pea hakkama liitma, eks ju, 4 + 4, eriti kui arvud lähevad meil suuremaks, siis korrutamine aitab meid ärast välja. Iiris. Seda öelda, et 2 ja paarisarvud on sõbrad. Jah, paarisarvud on sõbrad ja täna on ju meil sõbrapäev. Et vaadake, kui hästi meie teema sobis. Õige! Õige! Tõepoolest, 2-ga korrutamise vastuseks on alati paarisarv, nagu me täna räägime. Tekkis segadus. Kirge, kuula palun. Mõte on selles. Siin on sul küsimus. On nii? Jah. Siin on vastuse variandid. Sina enda telefonis pead valima nüüd, Kaisa, kas punase, sa arvad, et see vastus on õige, või sinise, kui see on õige. Mõnikord on ka siin 4 vastuse valikut, siis sa valid selle õige värvi, mis sa arvad, et mis vastus õige. Järgmine küsimus. Ma mõtlen äkki, mis värv on. Praegu Emmi juhib 945. Emmi! Palun. 2 korda 2. Kas 2, 4, 6 või 8? Kostatud. Juba. Ma lihtsalt toksisin sumakaad, ma ei saanud tööd. 4 oli õige vastus. Laual on 2 spinaalit, mõlemas spinaalis on 3 pliiatsi. Te panite sinise või? Sinine on 6 spinaalit. Tasa ole, Martin. Martin. Kõik on vastatud. See oli nipiga küsimus. Küsiti, mitu pliiatsit on pinaalites kokku. Nii oli 6 pliiatsit, mitte 6 pinaalit. Hetkel ei tee, aga vaatame edetabeli lõpuni ära. Nüüd Elis-Maria võitis. Teeme talle aplausi.